Toomas Pauri autorisaade. Tere, head Kagu Raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu tänaseks saatekülaliseks on Valgamaa mees, ettevõtja Raivo Paala. No tere, Raivo! Tere, Toomas! No hiljuti tegime sinuga saadet ja mulle on tulnud palju helistamisi, kus öeldakse, et sa olevat tark mees, mulle tundub ka. Aga osa ütleb, et sa oled utopist, et neid maavarasid ei ole nii lihtne sealt maa seest kätte saada. Mida sa pakud meile varanduseks? Nagu sa tead, president Kersti Kaljulaid ütles, et sõna on vaba ja ega ma ei oskagi midagi muud öelda, kui ma ei tea, millistest argumentidest lähtudes keegi midagi väidab. See, et meil argiliit ja kukersid ei ole väga lihtsalt maavarad, seda on teada. Ja nagu ma ka saates rääkisin, seal on kindlasti radioaktiivne probleem, radooni ja raadiumi probleem, lisaks uraanile ja molübdeenile. Aga üks küsimus on see, et kas mõeldakse kaevandamist või peale kaevandamist töötlust. Et kui keegi ütleb, et mingi on utopist, siis tuleb alati lähtuda 3 eestikeelsest sõnast. Üks on teadmispõhine, teine on teaduspõhine ja 3. on teadmuspõhine. Ja kui me räägime teadmuspõhisest, siis näiteks oli ENSV ajal väga tuntud oli Raul Üksvärav. Tema just rääkis väga palju teadmuspõhisest ja ta oli ka Madis Habakuk juhendaja, kes teadaolevalt on üks EBS-i asutajatest. Kui me räägime teadmuspõhisest, siis selles valdkonnas sõna nagu utoopia on harva kasutatav. Sellepärast, et me ei tea täna täpselt, mis juhtub näiteks 5 aasta pärast. Aga kui me teame, et me 5 aasta pärast kuskile välja jõuame, aga kui me natukene planeerime ja juhime, siis me peame vaatama, millised on olemasolevad võimalused, millised on tehnoloogia juba olemasolevad ja mis on kohe-kohe ka nii-öelda teadusplaanis välja tulevad. Et kui ma seda mõtlen, siis ma ei arva, et ma olen utopist, aga kui keegi arvab, et ausõna, Toomas, ma ei ole lumehelbeke ja mulle alati meeldib kriitika, aga kui keegi ütleb, et ma ei usu seda, siis ma alati ütlen ka seda, et mida keegi usub. Üks usub Jumalat, teine Allahi, 3. usub Taarat, ma mõtlen seda mitte meie seda vana usku, vaid Taarat kui Taara-automaati, aga sellepärast meil ongi vaba maa, et kui sa ütleksid mulle, et miks keegi ütleb, et miks see ei ole võimalik, et utoopia, siis nii nagu ma sinu saates tõin välja, et ka Paul Krugman ütles kunagi, et aastaks 2005 saame teada, et internetil on majandusele sama suur tähtsus kui faksiaparaadil, ka tema pidas seda utoopiliseks, aga ma arvan, et see ei ole siin kindlasti see väljaütlemine ja tõdemus, mida Paul Krugman, et Nobeli preemia laureaat, täna kordaks uhkusega, et vaata, kui tark ma olin, me kõik eksime ja loomulikult ka mina eksin. Et kui keegi mõtleb, et meie saatest ning kuulates tuleb välja absoluutne tõde, siis ei, kindlasti see ei ole. Et sinu saates ma räägin oma arvamust ja minu arvamus ei ole lihtsalt selle põhjal, et ma käin kuskilt selgeltnägijate juures vaid minu arvamus rajanebki teadmuspõhisel, et see on minu teadmised teatud kontekstis. Et kui ma suutsin su küsimusele, Toomas, vastata, siis on, aga kui keegi tahab alati kritiseerida, sinu saade on internetis ka üleval, seal on võimalik kommenteerida, ma suurima hea meelega alati vastan kriitikale, aga kui see jääb nii-öelda selline väitepõhisele argumendile, siis ma ei oska seda kuidagi kommenteerida, aga ka see on hea teada, aga kuigi ma tean seda, et see saade loomulikult oli teatud mõttes provokatiivne, kuna see on nii-öelda meil mitte ette valmistatud, ma ei loe teksti maha, siis ikka juhtub, et veab eksin, et näiteks kui ma ütlesin, et uraani kilogramm võrdub 22 miljoni liitri diisli, kas ma eksisin, see on 2,2 miljonit, ma lihtsalt kogemata ütlesin, et see on uraani primaarenergia, et ikka juhtub. Kui keegi parandab, see on alati hea, et Toomas, kui sa nüüd järgmine kord kellegelt kuuled, et ma olen utopist, siis küsi, et kui Raivo on utopist, siis miks? Argument 1, argument 2, argument 3.
aga nüüd lähme siis tänase päeva juurde, mis on siis elekter, mis teeb meile valu. Ka minule tuli suur summa tasuda, et võttis kohe pisara silma ja ma ei tea, kuna seal raha leian, pean oma abikaasa käes küsima. Me teame sinuga, sa oled ka minust tunduvalt noorem mees, et nõukogude ajal oli kõik see vara, mis siin olemas oli rahva vara. Ja peale 1991. aastat muutus ta siis riigivaraks, eravaraks. Kuidas see üleminek on olnud ja kas, me nüüd tunnetame, aga mul tuleb siin küsimus küll, aga võib-olla sa sissejuhatuseks natuke räägid. Nõukogude ajal me oleme harjunud nõukogude aega kritiseerima, aga enamik meist ei tea seda, et näiteks nõukogude ajal oli selline organisatsioon või asutus või institutsioon nagu oli plaanikomitee. Ja lihtsalt näiteks teadaolevat inimestest on plaanikomitees töötasid Rein Otsosson ja Edgar Savisaar. Mis alati eeldab ühte asja, et kui nõukogude ajal sellesse ametisse sai keegi, siis need ametipostid ei olnud, nad olid küll politiseeritud, aga see eeldas midagi enamat kui niisugust fanaatilist partei kuulekust, ehk nagu teise maailmasel olid sõjaväes olid sellised tegelased nagu komissaarid. Planeerimisel tuleb alati vaadata 3 tasandit. See on strateegiline tasand, näiteks majanduses 25 aastad. Oled sa kuulnud, et meil näiteks on Eesti Vabariigil on plaan aastaks 2050. Mina pole kuulnud. Ja esmakordselt, mis meid üllatas, see oli 90. aastate lõpus Eido Vitsur, kui ta käis Valgas maavanema juures, maavanem oli Georg Držanov, ja ta rääkis kohalikele siis ettevõtjatele ja riigiametite juhtidele, et meil on tõsiselt suur probleem. Majandusteadlaseks tänapäeval saada ei ole enam vaja palju aega ega energiat kulutada. Piisab ainult, kui sa tead. Riik ei sekku majandusse ja koheselt oled sa majandusteadlane. Ja nagu siis juba Eido Vitsur ütles, et meil tekivad tõsised probleemid. Möödas on sisuliselt 25 aastat ja need probleemid on käes. Ja nüüd, kui me räägime elektrist, siis on siin sama põhimõte, et tegelikult me räägime ju täna eilsete poliitiliste otsuste tagajärgedest. Et elektri hind on otseselt seotud nii eurole üleminekuga kui ka teatud perioodil riigi poolt Eesti Energiast välja võetud dividendidega, mida oli vaja selleks, et riigi eelarve vastaks Maastrichti kriteeriumile ja me saaksime minna üle eurole. Näiteks, et 2 autot on Zaporožets, noored ei tea, kes see on, või siis Ida-Saksamaal Trabant ja võrdleme seda Mercedesega. Põhimõtteliselt mõlemad on võimelised arendama kiirust 200 kilomeetrit tunnis, aga me teame seda, et Trabant ja Mercedes väga kaua vastu ei pea. Ja nüüd on sama euroga, et kui nii-öelda Saksa majandus peab vastu eurokursi muutusi ja majandustõuse tsükleid, siis Eesti kui, ma ei taha midagi halvasti öelda, aga sisuliselt Saksamaa kõrval me oleme siis Trabant, Ida-Saksamaal toodeti niisugust automudelit, siis me ei pea vastu ja meie majandus on läbi põlenud. Nüüd, kui me räägime, tulles tagasi teema juurde, elektri hind, siis elektri hind iseenesest, elektri omahind ei ole väga palju muutunud. Kui me võtame aastal 2000, siis elektri nii-öelda siis letihind või müügihind oli 70 kuni 80 senti, aga siis käibel oli kroon, ehk siis 0,7 kuni 0,8 Eesti krooni. Täna ka elektri omahind tootmisel võiks olla kuskil enam-vähem samasse kanti ehk siis 5 eurosenti või siis megavattides 40-50 eurot, aga probleem oli jaanuaris, meil keskmine hind oli 150. Tipphind oli 800 eurot megavatt. Ehk Eesti Energia on organisatsioon, aga tema häda on selles, et ta allub poliitilise diktaadile ehk mingisugusele narratiivile või juhtimisele, mis määrab selle ettevõtte suuna. Ja ma pigem, ma ei tea, paneksin enne sõrmed sahtli vahele, kui ma tuleksin ütlema, et keegi Eesti Energia juhtidest on olnud nõrk või vale. Et ma ei ole väga palju nendega kokku puutunud,
aga näiteks ma olen isiklikult küll põgusalt kokku puutunud Margus Valtsiga, kes on Eesti Energia juhatuse liige, täna töötab Skeletonis. Ja viimane asi, mis ma tema puhul saaks öelda, on see, et ta on rumal. Aga Eesti Energia juht allub ju tegelikult kellele? Omanikule. Ja omanik on kes? Rahandusministeerium läbi Vabariigi valitsuse otsuste. Ja kui me nüüd vaatame, kes on rahandusministrid, alustades Siim Kallasest, Pärnoja vist või midagi sarnast oli, ja Jürgen Ligi ja nii edasi, siis ongi see niimoodi, et kui me läheme tagasi, nõukogude ajal oli niisugune pioneerisaade, kel lust lööb kaasa, siis organisatsiooni ehk Eesti Energiat ei saa juhtida selle põhimõtte järgi, et kel lust lööb kaasa, et sai ta valimistel kompensatsioonimehhanismiga või kuidagi mujal, sai ta piisavalt arvu hääli ja nüüd on ta tark. Sina ülemus, mina loll, mina ülemus, sina loll. Siis majanduses see loogika ei tööta. Ja nüüd probleem ongi selles, et aru saada, mis üldse on viinud selleni, et meil täna on elektri hind nii kallis, ma ei räägi jälle elektri omahinnast, mida väga hästi välja toob ju Martin Helme, et kui me räägime elektrist, siis elektri omahind põlevkivi tootmisel ei ole kõrge. Küsimus on see, et täna, millest on ka väga palju kirjutatud, et elekter kui strateegiline kaup on meil kõige rohkem maksustatud kaup üldse Eestis. See tähendab seda, et kui oma hind on näiteks elektril põlevkivist tootes tehnoloogiliselt 40 eurot megavatt ja siin tipptund oli 800 eurot megavatt, siis see vahe on 20-kordne. Ja sinna sisse jäävad erinevad maksud ja manipulatsioonid. Võt see teeb meil selle asja keeruliseks. Ja nüüd, kui su küsimus on, et kes selles süüdi on, primitiivselt, nii-öelda utopismi tasandil öeldes, et kuradi Kaja või kes iganes, et lihtne on, aga me ei tea tervikpilti. Ja miks mina näiteks ei tea tervikpilti on see, et ühe küljest majandus- või rahandusministeerium, kui ta teeb otsuseid, siis majanduspoliitilised otsused on meil avalikud. Aga tegelikult, kui sa hakkad nagu täpsemalt küsitama, siis öeldakse, et ei. Teate, see on Eesti Energia nõukogu või juhatuse otsus ja sinna tuleb meil ette selline mõiste, nagu on ärisaladus. Ja nüüd selleks, et seda aru saada, kui me tahame aru saada, ja mitte selleks, et otsida süüdlasi, vaid lihtsalt normaalsete inimestena, kuulge, et on tehtud viga, aga äkki me alustame uuelt lehelt ja proovime neid vigu vältida, siis me peame aru saama, et millal tehti vead ja milles need vead seisnesid. Et kui me tahame üldse täna päriselt ülevaadet saada, minul ei ole ülevaadet, mul on oma arvamus. Ja see ei ole lihtsalt arvamuse põhine, vaid ongi teadmuspõhine. Siis kui me tahame rahvana aru saada, et vältida seda, et Eesti Energia poolt toodetud elektrienergia kui strateegiline kaup, kui riigi majanduspoliitiline üks olulisemaid otsuseid, ma ütleks isegi olulisem kui energiapoliitika eelarve poliitiline otsus, et kas me toetame seekord rohkem päästeametnikke, politseinikke, tuletõrjujaid või valla omavalitsusi, siis Eesti Energia poolt toodetud kaup ehk elektrienergia on meie riikliku julgeoleku alus ehk põhimõtteliselt me räägime tegelikult täna Eesti Vabariigi suveräänsusest. Kui meil pole energiat 25 aasta perspektiivis ja ma mõtlen energial otseselt ja spetsiifiliselt elektrienergiat, siis meid pole olemas. Mida ma siis vaja, mida ma tahan öelda? Ainukene või ainus võimalus, loogiline võimalus on, et Riigikogu tasemel algatatakse praegult nii-öelda menetlus, protsess, erikomisjon, kuhu kaasatakse Riigikontroll ja Riigikontrollil on õigus ja pädevus kontrollida nii neid poliitilisi otsuseid, mis määrasid suuna ja ka seda, mis toimus täpselt Eesti Energias. Et tulles tagasi selle teema juurde, siis minu väide on selles, et 25 aasta jooksul
on Eesti Vabariigi energiapoliitikas tehtud otsuseid, mida Eestis nii-öelda avalikkuse jaoks ei ole ausalt ja terviklikult lahti seletatud. Aga ilma selleta me ei saa asja olemust mõistmata edasi minna, juhul kui me ei piirdu sellega, et kas sina, Toomas, oled süüdi või keegi arvab, et mina, Raivo, olen selles süüdi. Ja me ei tohi mitte mingil juhul näidata kohe Eesti Energia juhtkonna poole, sest Eesti Energia juhtkond täidab ju omaniku ehk Vabariigi valitsuse otsuseid. Ja mida me teame, meil puudub poliitiline vastutus. Ja kui me seda nüüd arvesse võtame, siis kõik muu ongi, me võime lihtsalt teha huvitava saate, neid on palju olnud. Ja kui mitte midagi ei muutu, siis sööks samamoodi, kui sa küsiksid minu käest, Raivo, mis sa arvad asjast, ja ma ütlen lihtsalt mitte midagi ei juhtu. 2001. aastal kuni 2002. aastal hinnatõus investeeringute nimel. Ametlik põhjendus oli, et investeeringute vajadus ja ettevõtete finantsvõimekuse tugevdamine. Jah, ilmselt, kuna praegult on aastal 2026, siis me saame väga täpselt vaadata seda, mis toimus 25 aastat tagasi. Ehk nõukogude ajal oli 5 aastaku plaanid, et siis 5 aastakud andis kokku ühe nii-öelda strateegilise plaani. Ehk 5 aastak on kui taktikaline planeerimine ja riigieelarve on operatiivne planeerimine. Ehk kui me nüüd vaatame, mis toimus, siis me saame väga hästi välja selekteerida ja eristada 5 väga erinevat aspekti. Et esiteks, mida sa räägid? Aasta 2000 kuni 2005. Probleem oli teada. Tootmisvõimsused on vanad, nad olid nõukogudeaegsed ja oli vaja investeerida. Eesti Energia oli monopoolses seisundis ettevõtte ja see tähendas seda, et ta ei saanud hinda tõsta, nii nagu näiteks, ma ei tea, külapoes ütleb, et mulle tundub, et ma võiksin täna küsida kohvi eest natukene rohkem. Jah, kui külas on ka teine kohvik, siis sa võid tõsta, aga järelikult sa ei pruugi kohvi väga palju müüa. Aga kuna Eesti Energia tootis siis monopoolses seisundis elektrienergiat, siis oli see reguleeritud ja järelevalvet teostas valitsuse poolt volituste alusel, antud volituste alusel energiaturu inspektsioon. Ja mis on huvitav? Aastal 2000-2001 oli meil väga põhjalik diskussioon, et me peame tõstma elektri hinda. Ja see põhjus oli selles, et Eesti Energia bilanss oli kaunikesti kehvapoolne, tootlus oli madal ja tal ei olnud võimalik pankadest saada pikaajalisi laene, et teha investeeringuid tootmisvõimsuste arendusse ja parandusse. Arendus näiteks, nagu me täna teame, Auvere ja teine oli siis Narva nii-öelda energiaplokkide renoveerimisse. Ja iseenesest oli see mõistlik otsus, et me tõstame hinda, seda tõsteti 30-40%, siis järgnevatel aastal 70%, et sisuliselt väga kiire ajaga me tõstsime elektri hinda 2 korda. Veelgi enam, kui sa mäletad, siis aastal 99 oli eratarbija elektri hind oli madalam, kui oli siis tootmisettevõtete tarbimishinnad. Ja siis leiti, et selline ristsubsideerimine ei ole otstarbekas ja sama hinda hakkasid maksma nii-öelda siis sina-mina ja ettevõtted, kes ka tarbisid. Aga nüüd probleem on selles, et siin toon näitena kõrvale, et väga selline oluline vaidlus toimus TalTechi ja Tallinna Vee vahel. Ka Tallinna Vesi enne muiste oli monopoolses seisundis ettevõtte ja hinnatõusuks vajas ta siis vist juba Konkurentsiameti luba. Seda luba tal ei olnud, Tallinna Vesi tõstis hinda, TalTech ei maksnud ja vaidlustas selle nii-öelda oma võlgnevuse ja Riigikohus leidis, et monopoolses seisundis ettevõtte ehk Tallinna Vesi tõstis hinda ilma selleks õiguslikku alust ehk Konkurentsiameti luba omamata. Ja see hinnatõus oli õigustühine. Nüüd Eesti Energiaga seoses küsiti energiaturu inspektsioonilt väga selgelt. Me vajame hinnatõusu selleks, et investeerida tootmisvõimsustesse. Ja iseenesest ma olen sellega nõus, sest bilanss oli kehva, pangast laenu ei olnud võimalik saada 20 aastaks
ja sisuliselt me tegelikult hinnatõusuga andsime Eesti Energiale selle raha, mis oleks vaja olnud näiteks Narva energiaplokkide siis renoveerimiseks, mis oli siis suurusjärgus peast jälle ütlen 5-6 miljardit krooni. Aga nüüd me jõuame järgmisse etappi. Aastasse, et ma räägin hetkel perioodist 2001-2005. Nüüd võtame järgmise perioodi. Ja see on dividendide periood. Just, 2006-2009, mitte ainult, vaid sellel perioodil hakkab Eesti Energia tegelema ka väga ulatuslikult investeerimistega. Näiteks Utah ja Jordaania projekt. Aastal 2005 võttis Eesti Vabariik Eesti Energialt dividende summas 97 miljonit krooni. Aastal 2006 oli selleks summaks juba 500 miljonit krooni. Aastal 2007 oli see circa juba 1 miljard. 2008 korraks kukkus 652 miljonit krooni, aga 2009 aasta oli juba praktiliselt 1,4 miljardit krooni. Ehk siis, kui me räägime 5 aastast, siis 5 aasta lõikes võttis Eesti Vabariik Eesti Energia bilansist ära kasumi 3,6 miljardit krooni. Tegelikult see oli siis 5 aastaga, jah? See on aastal 2005-2009. Aga 2008-2010 hakkab Eesti Energia investeerima ka Utah ja USA-sse ja Jordaania projekti. See küsimus on nüüd selles, Toomas, küll minu jutt on monoloog. Aga oota, ma korra katkestan. Räägi, need on huvitavad projektid, keegi ei taha enam neist rääkida. Nüüd sa tõstsid nad uuesti päevavalgele, ma loodan, nad jäävad, aga hetkel, kui küsid kellegi käest, keegi ei mäleta enam, mis asjad need olid? Jah, kes ajalugu ei mäleta, elab tulevikuta. Jälle klassika. Aga kui me vaatame neid projekte, siis need tegelikult tekkisidki järgmises etapis. Järgmine periood. Kui me võtame esimene 5 aastat 2001-2005 ja siis võtame 2006-2010, siis tuleks vaadata, mis otsused need on. Nii, kuna Eesti Energia on riigiettevõte, siis see, et Sandor Liive, tollane Eesti Energia juhatuse esimees, oleks võinud lihtsalt iseseisvalt mõtelda, et raha ei olnud, et mida ma teen. Tead, Toomas, et mis sa arvad, investeeriks Utah'sse? Ja teine ütles, et hea mõte, seal on 3,5 miljardit tonni põlevkivi saadaval, see on 2 korda rohkem kui Eestis kokku, arvestuslikku kukersiit, et siis teeme, ja siis keegi kolmas ütles, kulget, aga Jordaanias on ka natukene põlevkivi nii-öelda rahvalikult öeldes ripakile, aga läheme. Mõtle nüüd loogiliselt. Eesti 5 aastat tagasi, Eesti Energia bilanss oli nii-öelda käpuli maas, ta ei olnud investeerimiskõlbulik, nüüd tõsteti hinda ja siis Eesti Energia juhtkond ütleb, et kuulge, hakkame nüüd maksma omanikele tulu ja siis investeerime kuskile mingitesse projektidesse. Miks ma kasutan sellist mõistet, see on provokatiivne mõiste, mingitesse projektidesse, siis Utah projekt oli ette teada määratult äärmise kõrge riskiastmega projekt, et ta on nii-öelda siis, majanduses kasutatakse sellist mõistet, ta on nagu surnud sündinud. Sellepärast, et Utah osariik, see on üks probleem, seal on vee probleem. Kes idee autor oli? Ütleme, see on üle Eesti Energiaga, kes oli siis? Ma lähtun hästi praegu labaselt, et ei, Eesti Energia ei tea, kes on idee autor. Kuskilt see idee välja tuli, aga see, kas see tuli Eesti Energiast või see on kuskilt, valitsuse laualt. Kas laualt on väga õige ütlus, aga ilmselt õige mõiste muinasloost peaks olema ahjualune. Vaat nii on õigem, jah. Jah, et kuskilt keegi tuleb, et vanasti nimetades seda allikskardinaaliks, miks seda tehti, aga Toomas, siin on veel üks huvitav periood.
jääb Eesti majanduses sellesse etappi 2005 kuni 2010, see on nimelt Danske panga rahapesuskandaal, mille kaudu pesti väidetavalt Eesti pankade kaudu, ehk siis suuresti Danske panga kaudu 200 miljardit eurot. 200 miljardit eurot. Ja see väide, et nii-öelda Finantsinspektsioon seda ei näinud, see on utoopiline. Saad aru, see on, sa lähed oma pangakontole, et maksta ära, nii-öelda nagu sa alguses ütlesid, et need õnnetud Eesti Energia elektriarved, mis vaatad, kogemata on mul laekunud ka näiteks, ma ei tea, 7 miljonit eurot. Saad, et tore, et see on nii tore, kui raha sisse tuleb, aga sa ei nagu mõtle, et oota, kus see tuli. Et ma teadsin, et mul hetk tagasi oli probleem, et ära maksta seal 300 eurot või 1000 eurot, mis vaatad, et teie pangakontol on laekunud 7 miljonit eurot. Et see on sama utoopiline nagu väita, Eesti Pankinspektsioon ei näinud, et Eesti pankade kaudu läks 2005 või 6, ma ei tea, millal see esimene ülekanne tehti ja vist 2016 ta lõppes, et sisuliselt mingi 10 aasta jooksul avalikkusel tuli skandaal 2017, et see rahapesuskandaal on meil 2 majandustsüklit, 2005-2010 kuni 2010-2015. Ja sellega kattub ka tegelikult nii-öelda Eesti edulugu, sest meil tuli tõesti palju raha sisse, aga nagu ma eelmises saates ütlesin, et minu jaoks kõige tuntum vandenõuteoreetik on kriminaalpolitseinik, sest kui ta leiab nii-öelda laiba, siis ta peab püstitama hästi palju hüpoteese. Et siis ta hakkab neid kummutama. Ja vandenõuteooria, mis mulle alati meeldib, näiteks Epsteini skandaalis 5 või 6 aastat tagasi, kui räägiti näiteks pitsahuvilistest ja viinamarja huvilistest, seda nimetati nii-öelda pizzageidiks, siis kõiki naardi välja, et see on vandenõuteooria. Aga täna, kui me vaatame nüüd avalikustatud Epsteini faile, ja selleks ma ei pea enam vajama ei FBI ega CIA analüüse, et failid on olemas ja kui keegi täiskasvanud inimene, ma ei tea, kes ta on, millegipärast ta nimi oli kinni kaetud, kes selle saatis Epsteinile, siis ta tahtis saada pizzat ja viinamarja mahla, millel ta siis vastas, et pitsa ja viinamarja mahl oli nämmi. Aga kodeeritud tekstina pidi see tähendama, pitsa oli alaealist tüdrukud, ja viinamarja mahl tähendas alaealist poissi ehk pedofiilide kodeeritud tekst, ehk siis põhimõte on selles, tahtsin selle näitevarale öelda midagi muud, kui me räägime vandenõuteooriatest, siis põhimõtteliselt see on manipulatiivne kõige lihtsam nii-öelda programmeerimise silt, et kui kellelegi öeldakse, oi, see on vandenõuteooria, samasse valdkonda läheb utoopia, siis põhimõtteliselt meil hakkab tööle ainult aju parem poolkera. Inimesed teavad, et see on võitle või põgene, aga nad ei tea, et tegelikult on seal võitle, põgene või tardu. Et mõtleme veel natukene. Eestlastel on see mõte, et kuuma suppi tasu kunagi nii kuumalt süüa, nagu keedetakse, et peab piiri, peab aus. Ja võt küsimus ongi selles, et kas Eesti kaudu, kus pesti hästi palju raha, ei toimunud selle Juta projekti kaudu ka rahapesu. Kas see nii on või ei ole? Ütlen ausalt, ma ei tea. Aga kui ma vaatan tõenäoliselt, siis see võis niimoodi olla. See tõenäosus pole 0. Ja ainukene reaalne võimalus seda välja selgitada, aga seda me peame rahvana välja selgitama, kui me tahame nii-öelda tulevikus, meid ei kasutata lihtsalt nagu jalanartsu, ühekordsed või taskulappi, nuuskan oma nina tühjaks ja viskan välja, aga siis muudame ka põhiseadust, et meil ei ole rahvuse küsimus, ei ole tähtis. Vaid lihtsalt küsimus on see, et seda filosoofias nimetatakse perspektiivituks pragmatismiks. See on äärmiselt keeruline mõiste. Kõik, kes teavad natukene Gilbert Ryle ja kategooria viga ütlevad, et mitte midagi pragmaatiline asi ei saa olla perspektiivitu, kuid teatud poliitiliste nii-öelda käsitluste puhul siis ongi see, et me kasutame lihtsalt lühiajalisi otsuseid, et hetkel on see hea, me pikka perspektiivi ei vaata, et põhimõtteliselt meie valitsuse otsused on küllaltki palju meenutavad nii-öelda narkomaani käitumist. Et me teeme tänaseid otsuseid selleks, et kätte saada hetke pärast doosi,
meil on ilge vajadus selle doosi järgi ja Eesti nii-öelda narkootiline laks on alati olnud see edulugu, me alati tahtsime olla edukad. Ja me ise lõime neid müüte, aga see oli nagu tühi kott. Eestlased ei ole midagi erilisemad, kui näiteks on ameeriklased või näiteks šveitslased. Pigem šveitslased on meist targemad, aga me tahtsime kuidagi toredamad näha. Aga selle edu müüdiga käib niisugune hästi huvitav nagu niisugune ohvri roll. Et ühel etapil me usume Andrus Veerpalu ja teisel hetkel me ütleme, et ei, koos selle kindrali videoga, et ta on rahvuslik häbiplekk. Et kui ma mõtlen nagu Andrus Veerpalu, minu jaoks ta ei ole kaabakas, ta ei saavutanud ju võrreldes nende norrakatega või kes iganes, kellel olid astmad, ja ma tean, Toomas, et ma lähen natukene saatest eemale, aga see on nii-öelda kompleksne lähenemine, kui kas Andrus Veerpalu sai eelise nii-öelda viimaselt starti tuleja või katkestaja vahel, jah, sai, aga medalite konkurentsis ta ei mänginud rolli. Andrus Veerpalu läbi nende dopingutega, jah, see on Chris Kärneri šokeeriv provokatiivne väide, aga Andrus Veerpalu ei saanud eelist medali konkurentsis. Seda on seda, et ta tegelikult sai võrdsed võimalused, ehk siis kui me tahame täna rääkida nüüd Andrus Veerpalu kui rahvussangar, teine nüüd narratiiv on see, et Andrus Veerpalu kui rahvuslik häbiplekk, siis ma tahaks ütelda, et pidage nüüd piiri. Et mõtleme rahulikult, mida tegi Matis Alaveer, sealt Sander Õiguse alaveersuskompleks, et see meile hästi sobib, sest me tahame alati kas olla kõige edukamad või siis kõige õnnetumad, saame sellest üle. Ja sama on Eesti Energiaga. Ma nüüd küll vahetasin teemad hästi järsult, aga tuleme tagasi, et sellega ma tahtsin lihtsalt seletada, et ma ei välista, et Jordaania ja Utah projekt on nii-öelda selle Danske panga rahapesu üks seos, et selle kaudu nii-öelda seda saadud raha pesti. Kuidas on võimalik, et sa annad Utasse kellegile millegi eest maksad, Utah ja Jordaania projekti läksid 100 miljoneid eurosid, mis tähendab miljardeid kroone olukorras, kus meil vajame ise investeeringuid. Narva plokkidesse, Auvere elektrijaama on üldse omaette küsimus, et ei mäleta nüüd seda ettevõtjat. Nii kaua, kui sa mõtled, me teeme väikese muusikalise pausi. Jätkame saadet, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane on meil hea asjatundja, ettevõtja Raivo Paala. No ütleme, jah, need kerkisid korraks siin kirjanduses, ajakirjanduses päevavalge, kisa käis, trummiga taoti ja siis nad kadusid igavesti, ei tea kuhu, täna ei räägi keegi enam sellest, mis sai ja kas üldse midagi sai. No jah, aga kui me seda ei uuri ja ei too tõde välja, see teadmuspõhine ongi tõe ja meie uskumuste vaheline süntees, tees, antitees, süntees, klassika, et kui me seda välja ei too, siis me edasi minna ei saa. Et siis me alati jääme nii-öelda etteheidete ja siis umbusalduse vahele. Selle tagajärg sotsiaalses mõistes on rahva võõrandumine ja see on riiklikul tasemel kõige ohtlikum tendents ja see on täna ju tegelikult võimust võtmas. Et mul just hiljuti olime hõimlaste sünnipäeval ja nagu tihti teema läks poliitikasse ja siis mõtlesin, ei poisid ja tüdrukud, et ärme seda teeme, et see on Edgar Savisaar ja teine on Martin Helme ja üks psühholoogi haridusega noor kena tütarlaps täiesti märkamatult jutu sekka ütles kuradi Kaja. Et ma hakkasin südamest naerma, see oli päriselt hea. Kui me tahame lihtsalt ütelda, et selles on süüdi Kaja Kallas või Siim Kallas või Mart Laar või kes iganes, et siis me oleme hästi primitiivsed inimesed. Jah, kui minu valik oleks ettevõtjana, siis ei Kaja Kallast, Siim Kallast ega Mart Laari ma mitte kunagi ei valiks oma ettevõttes
juhtimisvõimekusega kohale ja veelgi enam ma arvaksin, et ma ei valiks neid ka oma ettevõttesse töölisteks, et aga et see ongi, et minu arvamus, minu ettevõtte, minu tahe, et aga riigi tasemele nad on tulnud, aga me peame aru saama, miks see nii juhtus. Ja nüüd ongi see, et kui me täna ei aruta lõpuni seda, miks tehti Utah otsus, investeerin siin Utasse ja Jordaaniasse, investeerin 100 miljoneid, väidetavalt on tagasi tulnud 50 miljonid eurot ja sedagi Jordaania osaluse müügist. Aga oled sa kuulnud, Toomas, et keegi vabandab, ma ei räägi vastutusest. Kui ma tõesti, ma ei tea, võtan sult auto, teen avarii, siis ma ütlen, Toomas on andeks, juhtus ju. Mitte andeks, vaid maksad tekitatud kahju kinni. Ei, Toomas, ma olen nõus ka sellega, et anname neile andeks, aga vabandage palun, mitte et anna andeks, ma ei pea midagi tegema, vaid palun vabandust. Eesti keeles on siin väga survahe, et anna andeks, siis ma peaksin jälle midagi tegema. Ütle lihtsalt inimeselt, palun vabandust. Ja me enam ei tee, mis tähendab seda, et kui sa saad aru, et sul puudub pädevus, ära roni palun riiki juhtima. Et jah, see on väga arrogantne ütlus, aga mis ajast me saame, ma ei tea, et armeenlastel on see ütlus, et kas sa lennata oskad, ei tea, pole proovinud klassika, et mis päriselt me anname võimu ehk võimaluse ehk volituse inimestele, kes ilmselt ei saaks ka McDonald's juhtimisega hakkama, mis tegelikult on nii-öelda siis, mitte isegi operatiivtasemel, päeva müük, päeva lõpp, kas oled kasumis, kahjumis, aga need inimesed peaksid juhtima meie riiki kuhugi, kuhu me tahame jõuda. Kui me tahaksime lihtsalt ära lõpetada, et see on projektipõhine, et mulle hullult meeldis Linnar Priimägi need imagoloogilised määratlused, et kes siis meil olid need presidendid. Konstantin Päts, riigi isa, Lennart Meri, eurooplane, Arnold Rüütel, eestlane, muideks eestlane ka ENSV ajal, mis ei olnud väga vähetähtis asi. Edasi tuli Toomas Hendrik Ilves, kelle kohta Linnar Priimägi ütles jänki, jube täpselt, ja siis oli Kersti Kaljulaid. Linnar Priimägi ütles ilusti tulnukas. Ja täna see Alar Karise kohta ütles, et papi, ma ei tea, kas see on nüüd vanuse poolest või see on nagu papist, et presidendi roll on papist ja ta oligi nagu papi vanahärra, aga miks mulle nagu Alar Karise meeldib, kui me teda vaatame ja kuulame, siis meil vähemalt ei ole häbi, et seda nii-öelda presidendi ametis pole väga palju, aga samas pole ka seda piisavalt, seda on juba piisavalt, et Alar Karis on kindlasti akadeemiline inimene, kelle pärast me ei pea tundma häbi. Aga riigi juhtimise tasemel, et me paneme riiki juhtima presidendina inimest, kelle pärast meil pole häbi, on häbematult vähe. Ehk tulles tagasi Eesti Energia juurde, siis me peame neid vaatama ju kontekstis ja nüüd me jõuame siis, et mitte sumbuda paljusõnalissusest, meie saadet ju ilmselt inimesed kuulavad ja tahavad kuulata, siis me jõuame aastasse 2005, et räägime sellest ka, et 2005 loodi Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem CO2 ja alates 2018. aastast tõusis CO2 hind järsult. Räägi natuke sellest ka. Kui me võtame nüüd CO2 hinna, ega minul ei ole midagi selle vastu, et loodus tuleb hoida. Akadeemiline küsimus, et kui me räägime, siis kas sa oskad öelda, kui palju Euroopa Liit toodab maailmas aastas toodetud CO2, et mitu protsenti CO2 nii-öelda heitest kuuluks siis meile siis Euroopa Liidu liikmesriikidele? Ei oska minu öelda. Mis sa arvad? Ma ei arva mitte midagi. No lihtsalt huvi pärast ütle, see pole valus ju. No ma ei julge öelda, äkki panen võssa. Ilmselt sa siis ei oska arvata. Ei, absoluutselt. CO2 kogus on 6-7%. See tähendab seda, et kui ta oleks paar protsenti vähem ja ümardame nüüd täisarvudesse, siis ta on 0. Et kui Euroopa Liit nüüd võtab vastu need fanaatilised otsused, rohepööre, mis on fanaatiline, sellel teaduslikku argumenti ei ole, eestlastel kehtib selle kohta vanasõna, ära vanasse kaeva ennem sülita, uut ei ole, aga me hävitame fossiilkütustel baseeruva energia tootmise, elektrienergia tootmise, mingitesse tuulikutesse, päikeseenergiasse, mis on tegelikult nii-öelda lapse kingades.
siis isegi kui nüüd Euroopa Liit jõuab nullini, siis me kaotame ära, me midagi küll toodame, aga selle nii-öelda oma hind on nii kõrgel, et tal turustumisväärtus on null, me ei saa selle hinnaga kellegile midagi müüa. Ja nüüd see tähendab seda, et kui me peame seda müüma siseturul, siis meie inimesed jäävadki vaeseks. Lihtsalt sama nüüd võrdlus, et kui me tuleme eelneva põhjal, kui Eesti Energia poolt toodetud elektrienergia omahind on tegelikult 40-50 eurot megavatt, müüme seda mingi tipptunnil 800 euroga megavatt, siis elektrienergia, mis ei ole luksuskaup, vaid see on samasugune asi, nagu meil on toidukaup. Me ei saa ilma elektrienergiata ja 25 aasta pärast, kui meil ei ole odavat stabiilsed elektrienergiat, siis meid pole kohtas, siis need otsused on täna tehtud totaalselt valesti. Rohepööre ongi nagu tihti öeldakse, et rohepöörasus, ehk fanaatiline usk, ideoloogia ja see andis suuna ja see andis suuna ka Eesti Energiale kui organisatsioonile. Ja seda nagu täidetakse. Ehk põhimõte on selles, mõtle, kui sul oma hind on 40 eurot, aga müüaks siis mina ostan 800 euroga megavatt. Sinna tulevad lisaks veel võrgutasud ja riik kostitab mind peal seda veel ka siis käibemaksuga, siis andke andeks, see on rumalus, see on rumalus ruudus ja see tuleb koheselt lõpetada. Mitte hakata analüüsima, kes on süüdi, vaid küsimus ongi selles, me peame kehtestama endale energia hinna, mis on tipp hind tarbijatele on 100 eurot megavatt. Nii, nüüd CO2, kui ta tuli aastal 2005, ta oli tegelikult nagu olematu, aga hiljem 2012 hakkas 2018 ehk siis järgmises majandustsüklis hakkas see hind drastiliselt tõusma. Kui nüüd hiljuti paar päeva tagasi Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütles, et ta nii-öelda tühistas ära, ma ei ole täpselt kursis, ma võin terminoloogiliselt eksida, aga seal oli mingi teadusuuring, mis ütles, et kliima soojenemise põhjuseks on just fossiilkütused ja seda nii-öelda siis lubas ka Ameerika Ühendriikide ülemkohus kasutada majanduspoliitilise nii-öelda õigusallikana, jah, et selle nimel, et kliimat säästa, me võime tekitada seda teist ja kolmandat. Nüüd Donald Trump, tõesti ei jõua ka kõik analüüsida, ma sain aru, et kas ta nüüd lükkas selle aruande kõrvale teadusliku põhjenduse või siis ta tõi selle ümberlükkamiseks aluseks mingid uued tänapäevased kaasaegsed teaduspõhised analüüsi, et põhimõte on selles, et Ameerika Ühendriik enam ei maksusta CO2-ga oma toodangud ja ta lahkus ka Kyoto protokollist ehk siis CO2-st. Et mis tähendab seda, et kui me täna konkureerime maailmaturul nii-öelda euro kui oma toodetega ja see Ameerika Ühendriik ei maksa seda CO2, see Ameerika Ühendriikides põlevkivist energiatootes võiks 1 megavatt olla 50 megavatti, aga meil ilma maksudeta on ta juba 120 megavatti. Siis tuleme tagasi selle ETS-i ehk sellesse nii-öelda Euroopa selle heitgaaside süsteemi. Siis Toomas, ETS ehk CO2 kvoot on muutunud kaubaks, täpselt nagu kellegi aktsia. Kui me tahame rääkida keskkonna säästlikkusest, siis toome sisse, et see CO2 kvoot on finantsinstrument, siis samamoodi, kui me hakkame väärtustama ema-armastust või patriotismi, et ma ei tea, Toomas, et oskad sa öelda, et mitu kilo patriotismi, kui mitu eurot ta maksaks või ema-armastus, et kas me mõõdame seda, ma ei tea, ruumalaga, et mitu kuupmeetrit, see on absurd, see ei lähe kokku. See tähendab seda, et kui keskkonna mõistes me tahame piirata CO2, siis ei ole keeruline. Sellel oksjonil saavad osaleda ainult need ettevõtted, kes ostavad CO2 selleks, et midagi toota. Aga meil on seal finants nii-öelda võimendus, meil on pangad, fondid saavad osta CO2, ehk turu pealt hetkel CO2 müüakse vähe, kui on nõudlus on suurem, kui on pakkumine, siis see majandusklassika, hind tõuseb. Ja kui hind tõuseb, siis
müübki see, kes ennem ostis odavamalt ja müüs kallimalt, et see ongi spekulatsioon, et CO2 kvoot on puhtalt spekulatiivne ja arvestades sellega, mis eesmärkide peaks tegema või saavutama, see ongi vastuolu. CO2 ei saa olla spekulatiivne kvoot, ta ei ole nagu aktsia ja seda enam, et see on seotud energiaga, mis on strateegiliselt ülioluline asi, et kui me tahame CO2 kvooti müüa ja osta, siis võtame turult spekulandid ära. Seda ei saa osta, edasi müüa, saab osta ainult see, kes toodab midagi. Ja sellisel juhul on nõudmine pakkumine tasakaalus ja kui te tahate, siis see kvoot heal juhul maksaks mingi 20-30 eurot megavanniga. 1 megavatt elektrienergiat põlevkivist võrdub suurusjärgus 1 tonn CO2. Et sellisel juhul, kui me toodame 40 euroga megavatt, paneme sinna 40 eurot otsa, pole hullu. See on 8 senti kilovatti kohta tunnis. Täiesti ka veel aksepteeritav. Aga küsimus on selles, kuhu see läheb CO2, mida oksjonil müüakse. See tuleb riiki, Eesti Vabariiki tuleb riigi tuluna. Ja kui te saate sellest tulu, siis olge palun head, meie juhid ja valitsejad. Investeerige see siis palun, kas Narva elektrijaamadesse, kui te tahate toota nii-öelda taastuvenergiat, ma ei mõtle puitu või biomassi, mis on ka taastuv, vaid nii-öelda mitte põletavasse energiasse on siis tuul või päike, siis olge hea, palun toetage neid projekte sellest CO2-st. Aga see CO2 kvoodi müügist saadud tulu läheb riigieelarvesse nii-öelda üldreana, et ostame siis presidendil uue auto või siis ma ei tea kuhu, et nagu ma ütlesin 2 aastat, me ei ole isegi suutnud neid kulusid, mida me rääkinud, et need on minimaalselt ja selle katteks on meil vajalik makse tõsta, siis isegi nende tuludega me ei ole neid võimeline olnud neid kulusid ära kulutama. Midagi on Eesti Vabariigis väga mäda ja see vajab tegelikult täna ju väga lahti seletamist. Ja nüüd me jõuame järgmisse faasi. Räägime oksjonist. Riigi roll ongi see, et kui riik saab CO2 müügist tulu, siis on loogiline, kui teie eesmärk on saada CO2 kvoodist, kui CO2 nii-öelda siis see limiteerimise eesmärk on keskkonna säästmine, siis olge palun head, ma saan aru, et see on subsiidium ja suuname selle raha nüüd keskkonnaprojektidesse. Et päikeseenergia, tuuleenergia, aga põhimõte on, et mis ma teen, kui palju on tuult, siis kõigil jääb üle, kuna võrgus peab olema kindel sagedus 50 Hz, me ei saa seda võrku suunata, sest nõudlus on väike, pakkumine on suurem, siis järelikult ma toodan, aga võrku ei saa panna, ehk siis on loogiline, et kui on A ja B, siis selleks vajalik, et toimiks tervik, see on see, et akupark, nüüd me räägime täna akuparkidest. Ja ma ei imesta, kui meil tuleb nüüd uus energiamaks, et mingi akupargi ehk akumuleerimise maks, et see valdkond elektrienergia omahind, mis on niigi utoopiliselt kõrge, lubamatult kõrge, siis sinna tuleb veel üks maks. Ja nüüd, kui tuleb veel akumuleerimise maks, siis sinna tuleb ka veel edasi käibemaks. Et põhimõte on selles, et kui me hakkame sellisel kujul elektrit maksustama, siis põhimõtteliselt see on otse teeb ära võrgusse. Lausa mitte otse tee, vaid see on otse kiirteeb ära võrgusse. Meil rahvana puudub majandusökonoomiliselt mitte isegi pikemas perspektiivis kui 5 aastat. 5 aasta pärast oleme IMF-i nii-öelda siis kontrollis, aga etteruttavalt jälle, et kuna me rääkisime ka segaputru siin vandenõuteooriatest, siis ärme unustame, et Euroopa Liit juba kunagi tahtis muutuda nii-öelda mitte liikmesriikide poolt juhitavaks, vaid nii-öelda siis unitaarriigiks, et paljudel inimestel on ju tegelikult ikkagi plaanis taastada Rooma impeerium, et Euroopa Liit kui ühisriik ja seal Eesti Vabariigil on samasugune perspektiiv jääda ellu nagu Natsi-Saksamaal. Ehk Natsi-Saksamaa küüditas meilt ära nii-öelda siis seda mõistlikku tööjõudu, teised läksid meil gaasiahju ja Euroopa Liidul on täpselt samamoodi. Noored liiguvad ära kuhu, mis on loogiline, sinna, kus nende tööd väärindatakse ja väärtustatakse ja alles jäävad siis sina ja mina ja neile ei maksa enam keegi
kõrgemat pensioni, sest riigi tulubaas kukub, majandus kaob ja nii nagu eelmises saates ütlesin, et teadaolevalt elektrisaatus on neil, aga kui sa nüüd lubad, siis me jõuame edasi Nordpoolini, ehk siis kuidas me jõudsime börsielektrini. See on ka vajalik küsimus. Vaata, ma toon sulle ühte hästi lihtsa näite, et see oligi see, mida ma sulle oma meilis ütlesin või kirjutasin, et sa saaksid aru, meil on Nordpoolis see on siis marginaalipõhine hinnamudel, et see on nagu tavalise turumudeliga on see nii karjubas vastuolus, et ma toon näiteks lihtsa näite, et oletame, et sa oled turule, kus müüakse kartuleid ja sul on vaja 10 kilo kartuleid, no täpselt 10 kilo, retsept näeb niimoodi ette, siis ühe müüja käest ostad sa 4 kilo, hinnaga 1 euro. Järgmise ostja käest ostad sa nüüd 5 kilo, tal rohkem ei ole, et annab sulle allahindlust 0,9 eurot kilogramm. Ja sul on nüüd puudu 1 kilo kartuleid. Ja sa lähed viimase müüja juurde, tal on 1 kilo, ta pakub sulle, et jaa, mul on küll, aga ma müüngi täna ainult 1 kilo kartuleid. Aga kui sa tahad, Toomas, siis ma müün selle sulle 100 euro eest. Ei ole midagi teha, sa ostad ära. Loll küll, aga tore. Ja nüüd sa lähed turu väravasse, kus fikseeritakse nii-öelda siis Nordpooli turuhind. Ja nüüd väravas see turuvalvur ütleb sulle, et tervist, Toomas, sa otsid 4 kilo, 5 kilo ja 1 kilo, nii sa ostsid 10 kilo, aga hinna määrab nüüd mitte iga müüja eraldi, vaid puudu oleva kilo hind, ehk 100 eurot. Ja ta ütleb, et ostsid 10 kilo, keskmine hind on nüüd 100 eurot, sa pead maksma nüüd 10 kilo kartuli eest 1000 eurot, täpselt niimoodi. Meil Nordpoolis tekibki see nii-öelda see viimase pakkuja hind ja see konstruktsioon ongi täpselt niimoodi üles ehitatud, et viimane asi, mida ta kaitseb, on tarbija ja see võimendab nii-öelda hinnapiike. Ilm on ette prognoositav, oled sa näinud pakast 25 kraadi ja puhub tuul vinge. Ei puhu ju. Ei, tuult ei ole, külm on küll olnud, aga mitte tuult. Just, aga siis me teame, et tuuleenergia nendel hetketel, kui meil on energiavajadus on suurem, siis tuult ei ole. Päike läheb hästi madalalt, teda on olematult vähe. Et siis äkki sa oskad, sa oled ka ettevõtjana ju, sa oled kolhoosi juhtinud. Olen kindlakäeliselt. Väga hea. Kas sa oskad mulle öelda mingid majandusharu, mida saab majandada näiteks, ma ei tea, maist kuni augustini? Loomapidamine. Või sa talvel siis ei pea loomi või? Talvel on loomapidamine, mis on aastaringselt. Jah, kõik asjad on aastaringselt. Mina ei tea ühtegi, väljatud krüpto, et siis sa võidki teha, et suvel kaevandan ja talvel sõidan Egiptimaale, puhkan seal. Et finantsturgudega saabki niimoodi, et ma suvel kauplen, elekter on madalal, ma kaevandan bitcoine, ja siis kui elektrihind on kõrge, siis ma ei kaevanda. Müüsin maha, sain rahaks. Aga majandus, tootmine, teenindusväär ei saa niimoodi toimida. Et põhimõte on selles, et see nii-öelda need jaanuari ja veebruari kõrged hinnad, see on paratamatus. Ja kui meil nüüd majandusminister või kes iganes, see ütles, et aga fikseerige hinnapaketina. Jah, loomulik, ma suvel võtan siis hinnapaketi, minu hind on, ma ei tea, 40 eurot megavatt, olen börsi hinna peal, talvel lähen paketi hinna peale, aga vabandust, aga kes selle kahju kinni katab? Kui me kõik läheme nüüd selle loogika peale, et talvel oleme fikseeritud hinnaga, suvel oleme börsi hinna peal, siis keegi saab ju kahju. Ega see, millise paketi peale sa oled, et see nii-öelda summa summarumis ei tee elektri hind odavamaks. Mis tähendab seda, et siis börsipaketi hind muutub, kuna täna enamik inimesi nii olid samasugused arutud nagu Baruto ehk Kaido Hööbelson,
et ta tegi endale maja, täpselt nii nagu on väga energiasäästliku, pani õhksoojus, õhk-vesi pumba, tegi täpselt nii, nagu riik rääkis ja nüüd ta sai elektriarvelist 1600 eurot. Ei, ta ei kurtnud, ta maksis selle kinni, aga ta ütles, et aga millegipärast mul tekib tunne, et nagu mina olen selles süüdi. Ja ta sai loomulikult Jürgen Ligi käest ka korralikult peapesu, et kelle tööandja sa oled. Minu teada ta ikka kelle tööd annab, küll aga ma ei tea, et kelle tööandja on Jürgen Ligi. Et see ongi niisugune äärmiselt halb keskkond, kus arutelu puudub, niipea kui ma hakkan midagi rääkima, kuulge, et aga vaatame 25 aasta perspektiivis, siis inimese nii-öelda ära aju pestud aju, et me toimimegi täna ainult parem ajupoolkera tasemel, kus, ma ei tea, maksimaalselt me suudame jälgida 30 sekundilisi klippe, on teist TikTokis või shortides YouTube'is, et me siis 30 sekundi jooksul vajame kas dopamiinilaksu või doosi, või adrenaliinidoosi ja näiteks sinu saate teemad, kus sa pead juba püsima teemas 60 minutit. See teema on nii-öelda ruumiline, ehk siis tesserakt, ehk siis 4D, mitte ainult pikkus, kõrgus, laius, vaid ka Einsteinilik aeg, siis see on juba, mis asja, hulluks oled läinud või, et see on äärmiselt keeruline, aga me ei saa teisiti, kui me peame seda ilusti analüüsima. Nord Poolist me peame ära tulema või seda tuleb reformida. Üks võimalus kas asendada või reformida. Näiteks sama Eesti mõistes, mida Andres Raid väga koos Ülo Vooglaiga pidevalt räägib, inimesed saage aru, sotsiaalne ei tähenda sotsialismi. Sotsialism on ideoloogia. Sotsiaalsus tähendab ühiskondlikkust. Kui me ei saa sellest erisusest vahet aru, näiteks sotsiaaldemokraatlik erakond, meie jaoks on ta sotsialistlik erakond, no tegelikult sotsiaaldemokraatlik Euroopa mõistes peaks tähendama ühiskonna demokraatlikku, ehk kuidas reformida kapitalismi. Jah, loomulikult demokraatlik ühiskonnakorraldus ei ole kõige parem, mitte ainult Platoni, vaid ka eelnevalt öeldud Linnar Priimägilikult, aga me ei oska täna midagi paremat teha. Küll aga on võimalik täna nii-öelda demokraatia ristata poliitiliselt aristokraatiaga, et toome endale presidendiks inimene, kes pole mitte ainult akadeemiline, vaid ka nutikas, inglise keeles smart. Paneme nii-öelda riik juhtima peaministri, kes ise komplekteerib valitsuse, mitte sellest, et mis erakonda ta kuulub, vaid ta ise vaatabki meeskonna, meie rahvana ütleme, et nii 2 aasta pärast. Ma tahan, et meie elektri megavati hind ei ületa 60 eurot megavatt koos maksudega. Kes selle ütleb? Elektri hind ei ole lihtsalt marginaalne mingi hetke poliitiline, mingisugune hüsteeriline loosung, vaid see on nii-öelda siis eelmise saate kontekstis, see on järgmise 5 aasta elu ja surma küsimus. Me oleme täna me oleme sisenud elektriajastusse. Nii, kui me nüüd paneme selle paika, siis küsimus, kes selle täidab? Kui minu käest näiteks küsida, et kes on Eesti Vabariigi parim president, siis ilma mõtlemata ütlen Hannes Tammer, kahjuks ta ei hakka selleks, ilma sunnita. Ja kui ma praegult peaksin minu käest küsima, et kes on nagu Eesti Vabariigis kõige parem peaminister, siis see on kas Rain Lõhmus või Oleg Ossinovski. Et ma Rain Lõhmust ma tean, aga me ei ole temaga vist isegi otse rääkinud, erinevalt siis Oleg Ossinovskist ja Hannes Tammjärvest, aga nüüd küsimus ongi see, et me ei kuula neid. Need on inimesed, kellel on hästi edukas majandusajalugu, aga poliitiliselt me paneme neile silte, näiteks ma mõtlen praegu Oleg Ossinovskid, ta on küll kuskil süüdi mõistetud, aga erinevalt näiteks sinust ja teistest saatekülalistest või saatekuulajatest, külaline olen mina, siis ma tean neid tehiolusid. Ja nüüd küsimus ongi minu jaoks moraalset küsimus. Oleg Ossinovski on kuskil Lätis ringkonnakohtus süüdi mõistetud
ma ei kaitse teda. Aga seal põhimõtteliselt on ta süüdi mõistetud poliitilistel motiividel, mida ma ei hakka täna rääkima, aga tal on isiklikus plaanis konflikt olnud Läti peaprokuröriga. Et siis puhas tellimustöö ja kui üldse ma, muideks väga hea jälle majandusspetsialist, keda ma ka hindaksin ja usaldaksin Eestit juhtima, on Heiki Hääl, aga ta on väsinud ja ta nagu teatas, et ta hea meelega tegeleks millegi muu, kalastaks sõna otseses mõttes, et seni kuni meil nii-öelda siis toimuvad e-valimised, ehk valimispettused, mis ka 5 aastat tagasi tundus vandenõuteooria, täna ta enam nii vandenõuteooria ei ole, on teaduspõhiselt on võimalik öelda, et on võimalik häältega manipuleerida. Seni kuni nii-öelda toimub see lehmakauplemine, et keegi tuleb võimule ja siis me paneme, ma luban sulle ühte, nagu Kaja Kallas ütles, et ei, lugege muult, et maksud ei tõuse. Ja siis kui ta võimule sai, siis veel kuidas need maksud tõusid. Ja nad ei vastuta ju mitte millegi eest. Ehk Toomas, ma ei tea, palju me oleme rääkinud, et ma vaatan. Inimesed nüüd ei tea, et ma olen börsi peal, aga no tagasi minna ei ole karukas, et see hind ei ole sama, mis ta oli suvel, et no midagi tuleb börsiga edasi panna nii ka kuni suveni välja. Jah, aga see tähendab seda, et me saame täna ühte asja teha, et me rahvana peame ütlema, et mis on praegu väga hea tõenäoliselt nendel, kes arvasid, et seda aastat saab kasutada nii nagu eelnevaid aastaid, on küll korraks nii-öelda külmemad ilmad, aga ta ei lähe tsüklisse ehk perioodi. Ja kui täna öeldakse, et veebruar võib tulla veel kallim hind, kui oli jaanuar, sest keskmine tuleb üle 150 euro megavatt, siis äkki see nagu külmutab meid nagu rahvana üles, et kuulge, et head inimesed, aga me peame inimestena küsima, rahvana, kodanikena, inimestena peame midagi küsima. Aga kodanikena me peame küsima, et vabandust, mida me tahame, mitte et mida meile pakutakse. Sa ei lähe ju restorani, et mis te soovite, et ma ei tea, et pakkuge ise, toobki sulle, ma ei tea, mis, et taimetoetlusele toob verivorst ja mulle toob mingi vegan toidu, et ei, ma ei ole vegan, ma ei taha seda, aga ma ei taha ka verivorsti, et kui ma lähen restorani, siis mulle antakse menüü ja ma ise valin sealt, aga kui ma vaatan, et mulle siin selles menüüs sobilikku valikud ei ole, siis ma tõusen püsti tänan ja lähen minema. Aga miks me rahvana nõustume sellega, et ega meil ei öeldagi midagi, meil öeldakse, et teil läheb paremaks, ja mis mõttes paremaks, et meie muudame tore, aga me ei taha, et te muudate niimoodi, nagu te muudate, ehk siis meil peale selle, et me kasutame ajupoolkera, äkki võtaksime nüüd kasutusele ka selle ajupoolkera, vasaku ajupoolkera, mis meid siiani tõi, et miks me arvame, et see, mida Kaja Kallas ütleb, et see on hea, miks ma arvan, et see on mulle hea, epistemoloogiline mõiste, aga selleks on meil vaja ausaid, arukaid, nutikaid inimesi. Ja need õnneks veel Eestis on olemas ja ma ütlen sulle, Toomas, veel kord, ma ei taha hirmutada ega ärevust tekitada. Meil on jäänud veel viimased 5 aastat. Kui me mitte midagi ei muuda, siis me rahvusena hääbume. Andekad inimesed lähevad ära, näiteks nagu Skeleton investeerib täna kuhu? Saksamaale, Ida-Saksamaale, Leipzigisse, mitte Eestisse. Miks läks Skeleton oma nii-öelda superkondensaatorite tootmisega Eestist välja, sest miks ettevõtjad peaks vaidlema poliitikutega? See on nagu vasikaga võidu jooksmine. Ja see on see küsimus, kui me lihtsalt kirume ja hädaldame, mitte midagi ei muutu ja see tuleb 5 aasta pärast ma ei sulle ette ütelda. Kui me täna mitte midagi ei muutu, siis Eesti Vabariigiga ongi game over, inglaslikult öeldes. Aga kui me tahame, siis me ei saa rahvastikku muuta. Allo? No vaata, saade hakkab lõppema, küsin viimase küsimuse, et kui ma ütlesin targa inimese käest, kes jagab elektrisüsteemi, mis ma tegema pean, no televiisorit ikka tahaks vaadata, no valges tahaks toas ka ringi käia, no ta ütles, et midagi ei ole tea, pead ära kannatama, kevadel läheb soojaks. Mis sa ütled? Seekord jätaksin vastamata, et see esimene mõte, mis mul pähe tuli, see ei ole avalikus ruumis kohane. Tahtsid kuhugi saata või?
no põhimõtteliselt küll, aga see on see koht, kuhu politseinikud öeldi, et politseinikke või mente saadetakse sinna, meid ei saadeta sinnagi, et see ei ole see, et kes kannatab, see kaua elab, kes palju kannatab, võib ka ära surra. Et ei, see kindlasti ei ole variant, aga loomulikult kannatusega on võimalik üle elada, aga lihtsalt kannatada ja üle elada, see ei ole süüa peab tegema, WC-s peab käima, et pead pidi potti kukku. 40 päeva võid see olla ilma söömata, see on dieet ja kindlasti see tuleb inimestele paastuna kasuks. Et igasugused teooriad on olemas, aga riigi juhtimisel ei saa seda rääkida. Et Toomas, aja selg sirgu ja järgmiste valimistel mõtle, kelle poolt sa hääletad. Ja mõtle ise, äkki sa ei ole piisavalt vana inimene. Ei, ma näen veel hea välja, ma vaatasin just hommiku peeglist. Kallis sõber, nüüd on aeg meil otsa saanud ja aitäh sulle meile selgitamast ja selge on see, et ega meil täna muuta ei ole midagi, kui me tahame muuta, aga täna on need valitsusjuunid meil seal paigas ja keegi, ma mäletan, kui välisminister Ilves tahtis ühe Ameerika kaagile Eesti Energiat maha müüa ja siis ütles, muidu me NATO-sse ei saa. Ja mina olin ka üks nendest, kes organiseeris 11 000 inimest Toompeale, näed tänase päevani on Eesti Energia Eesti riigi käes. Eesti Energiat ei tohi ära müüa. See peab olema riigi ettevõte, aga targalt juhitud. Mis tähendab seda, et Rahandusministeerium ei saa organisatsioonile paika panna suunda. See peaks olema Riigikogu tasemel. Et Toomas, aitäh, et sa andsid mulle selle võimaluse, ma olen sulle äärmiselt tänulik siiralt ja ma vabandan ka saatekülajate ees, et kes mind teavad, ma olengi natukene ruumilisem mõtleja ehk desertakt, et kui ma midagi räägin, siis ei ole aluse öeldes sihitis, võiks matemaatiliselt peale pikkus, laius, kõrgus, vaid me alati peame Einsteinilikult vaatama ka aega. Ja majanduses alati on aeg, et perspektiiv ongi kõige olulisem, ehk perspektiivitu pragmatism, me teeme otsuseid lühiajaliselt, aga perspektiivitult, aga on olemas ka perspektiivne pragmatism. Need on sõnade mäng, aga sellel on väga suur olemus ja mõju, et Toomas, siiralt aitäh sulle ja nagu ma alati ütlen, et ega te ei pea meie saadet kuulama, saate ka kanalit vahetada. Ja nii ta on, aitäh sulle ettevõtja Raivo Paala Valgamaalt, aitäh teile head raadiokuulajad, Kagu raadiokuulajad ja head YouTube'i vaatajad. See oli Toomas Pauri autorisaade. Toomas Pauri autorisaade.